paistab, et mul õnnestus lindistama paremini. Siit ma teie juttu väga ei kuule, kuulan rohkem enda juttu. Et nagu eile siis sai mainitud, et see viimane template, mida me kasutasime, siis see AK ISO name plot styles on tal hetkel siis nagu meeles ja tegelikult siis võib lihtsalt vajutada new. Aga noh, kui tahad kindel olla, siis võib võtta selle template'ide nimekirja lahti ja vajutada siis selle AK ISO name plot styles'i peale, siis on kindel, et tuleb selline pilt meil, mis on siis millimeetrites. Noh, ma pean vist pausi peale panema, ei ole veel kõik valmis. nii et me siis eile kablutasime läbi kahe esimese selle akna, draw akna ja modify akna. ja nüüd vaatame siis, jätame selle annotation akna vahele, seda ma tegelikult üritasin natuke eile vaadata, aga vaatame pärast, et praegu meil ei ole midagi, millele siin mingisuguseid mõõte või jutte juurde panna. ja vaatame siis kihtide süsteemi. et AutoCAD võimaldab siis sarnaste omadustega objektid panna eraldi kihi peale vaikimisi. AutoCAD on teinud meile siis valmis ühe kihi, mille nimi on siin 0. ja nullkiht on siis selline kiht, mida ei saa ümber nimetada ega ära kustutada, et see jääb igal juhul alles. nüüd oma kihtide tegemise jaoks on siin kõige suurem ikoon selles aknas on layer properties. ja võib ka lihtsalt trükkida nii, võib ka lihtsalt trükkida LA sõnast siis layer. ma ei tea, mis mul see arvuti nüüd teeb, läks ise kinni. et vaikimisi on see layer'ite aken niisugune äbarik, et ma soovitan siis selle äbariku venitada endal suuremaks ja venitada need tulbad siin ka laiemaks, nii et oleks näha, mis seal siis selle tulba pealkirjas kirjas. ja need tulbad, mis ma siin laiemaks vean, need on siis kihile antavad omadused. siit juba natuke selle jutu järgi, mis siin on, selle järgi pisut saab aru, mis asjaga siis tegemist on. Tanel üritas neid tekste näha. jah, et muidu on seal ainult mingid üksikud tähed ja see ei. nii, nüüd mul kuidagi täiesti ootamatult hakkas ta juba uut kihti tegema. kustutan praegu selle kihi ära. huvitav, kas see, et puutetundlikkus on sees või miks mul see ei taha toimetada siin sugugi? ei tea, ei läinud midagi paremaks. veider. okei, et sellest siis oli juttu, et seda nullkihti ei saa ümber nimetada, küll saab siia teha siis uusi kihte juurde. ja uute kihtide juurde tegemiseks on siis 3 varianti, et kas siis noh, jälle ma räägin variantidest. et kõige elementaarsem on siis leida see ikoon, mis on siin selle üleval servas, seal staatuse kohal on selline paberivirn, millel on siis tuli otsa pandud, et selle paberivirnaga on siis võimalik teha uusi kihte.
ja kihi põhiomadus on siis nimi ja nimi võiks olla siis selline, et selle järgi me oskame ära arvata, mis selle kihi peal olema hakkab või on. Nüüd, kui me võtame praegu hetkel siis plaani, et me teeme haljastuse plaani, siis mis meil siis seal haljastuse plaani peal sellised asjad võiks olla, mida eraldi kihi peale panna, et noh, esimene võiks olla kindlasti siis see kiht, kuhu peale me toome mingisuguse aluse. Aga nüüd ennem kui ma siia hakkan nüüd alus kirjutama, ennem seda ma pean teile ütlema, et AutoCAD paneb kihid tähestiku järjekorda ja ennem kui algavad tähed, ennem seda algavad numbrid, et kui me tahame, et meie kihid oleksid alati eesotsas, siis on mõistlik alustada seda kihi nime numbriga. Noh, esimene number on siin vaieldamatult 0. Ja kui ma panen siis ette 0, siis ma tean, et mul on alati need enda tehtud kihid on nimekirjas kõige ees. Noh, teeme siis esimese kihi sellise, mille nimi on alus. Vaatame siis nüüd, mis omadused sellel kihil on, et esimene veel ennem selle kihi nime on selle kihi staatus, ehk siis see näitab seda, millise kihi peale me parasjagu joonestame, selleks, et see oleksime siis noh, et valida seda kihti, mille peal me joonistame, tuleb siis kas seal nime ees teha topeltklikk või pärast me näeme teisi võimalusi veel, et siis tuleb see staatuse linnuke siia kihi nime ette. Võib olla tühi, kui tahad. Siin ei ole selliseid reegleid, et peab olema koos kõik, et mõned vanakooli inimesed kasutavad veel neid alakriipse ja selliseid asju, aga ei ole vaja kasutada. Nii, siis peale nime esimene omadus on see, kas see kiht on nähtav või ei ole nähtav. Et on siis võimalik lülitada see pirn siit välja, siis kui see kiht on meil tehtud jooksvaks kihiks ehk kurrentiks inglise keeles ja kui ma nüüd üritan teda välja lülitada, siis ta protesteerib, ütleb, et kas ma tõesti tahan current layer'i välja lülitada. Noh, praegult hetkel ma ei taha, ma tahtsin lihtsalt näidata seda akent. Siis see, et kiht on nähtamatu, see ei tähenda, et me selle kihi peale ei saa toimetada, et see on siin algajate juures üks põhiline vigasid, et lülitatakse mingi kiht välja, mis on siis jooksev kiht ja siis tehakse minu pärast kas või ristkülikuid ja tehakse kas või 20 või 100 korda, aga näed, ei tule, kogu aeg teen kõik õigesti, aga ei tule ja siis, kui see kiht ükskord sisse lülitada, siis on see mudelruum on neid või siis paberruum on siis neid ristkülikuid täis, et see lihtsalt sa ei näe, mis sa teed. Nüüd, kui tahab kindel olla, et midagi seal kihi peal ei muutuks, siis on see kiht võimalik panna lukku. Et see on siis see kolmas tulp, aga miks ma vahepeal selle freeze tulba vahele jätsin, on see, et see freeze on nagu 2 ühes. Et paneb siis lukku, ei lase muudatusi teha ja ühtlasi muutub ta ka nähtamatuks. Nüüd 4. tulp on siis selline imelik võõras sõna nagu plott, aga kui me vaatame seda ikooni, mis seal on, siis see ikoon on kuidagi nagu tuttav, et see on sarnane siis printeriga ja tulebki siis välja, et AutoCAD-i keeles printimine on siis tegelikult plottimine, et noh, mõni võib-olla, kes on siin arhitektuurifirmas töötab, teab, et neid suuri printereid, mis paberit rullist võtavad, neid nimetatakse ka plotteriteks, eks, et
Vanasti olid nad sellised robotid, kus pliiatsitega joonestas siis see robot, aga tänapäeval on nad tavaliselt tindiprinterid tavaliselt. Viies tulp on nüüd värv, et selleks siis, et aru saada, et miski asi on mingi konkreetse kihi peal, siis kõige lihtsam meetod on panna igale kihile oma värv. Nüüd seda aluse kihi värvi ma praegult ei taha muuta. Aga siin on nüüd järgmine AutoCAD-i selline kiiks, et kuna AutoCAD on algusest peale olnud tumeda tausta peal, siis see white on tegelikult siis väljatrüki peal must, ehk siis AutoCAD-i valge võrdub mustaga. Ja selle värvi number on siis 7 ja need esimesed 7 pliiatsit olid siis omal ajal need, mis olid selle plotteri pliiatsid, et sellel plotteril oli siis 8 pliiatsit, tegelikult 8, ma ei mäleta, mis arv see 8 oli. Aga kokku siis indekskoloreid on 255 ja peale selle on siis võimalik siit vahelehtede pealt valida veel true color ja siis ka värviraamatute järgi, et värviraamatuid on siin siis mingid digid, millest ma ei tea midagi, siis Pantone, seda kasutavad siis peamiselt trükitööstus ja siis RAL, mis on siis ehitajatele tuttav metallivärvidena. Et reeglina siin joonestamise juures sellest 255-st võiks piirduda, aga muidugi, kes on eriti selline värvitundlik inimene, et see siis saab ka teisi värve kasutada. Hetkel ma siis värvi ei muuda, ma lihtsalt näitasin praegu seda. Või ma ikkagi kogemata muutsin ära, ma tegelikult tahtsin jätta muutmata. Nii, nüüd see on siis 6. tulp, jah. 6. tulp on joonetüüp. Ja AutoCAD on siis niisugune imelik programm, et ta vaikimisi ei lae endale siia tööfaili rohkem joonetüüpe kui ainult selle pideva joone. Ehk siis continuous inglise keeles. Kui me tahame rohkem joonetüüpe kasutada, siis on siin all servas 3. selline ikoon või klahv on load. Ja võt siit selle load'i alt siit tulevad siis nüüd nähtavale kõik need, ma ütlen, et suht igavad joonetüübid. Vaikimisi ongi default. Kui sa sinna peale klikkad, siis näed järgmist akent ja sealt edasi load'iga näed juba seda akent, kus on siis need joonetüübid olemas, mida AutoCAD on kaasa pannud. Et siin igasugustel eriosade projekteerijatel, vee, kanalisatsioonitrassid ja sidetrassid ja et nendel on siis vaja osata ka neid joonetüüpe ise juurde teha, aga see ilmselt ei ole algajate kursuse teema, et neid joonetüüpe ei saa teha juurde siis siin selles AutoCAD-i programmis endas, vaid selleks peab siis põhimõtteliselt tegelema programmeerimisega, et selles joonetüüpide failis, mis on siis see ACAD-ISO-linn, et seal tuleb siis kirjutada väike programmi jupp, et AutoCAD oskaks siis neid jooni kujutada. Ja praegu siit igaks juhuks võib võtta endale näiteks siit telgjoone, center ja tased, ehk siis katkendjoone, mitut saab valida kontroll klahvi all hoides. Et siis valige center, kontroll klahvi all ja dashed ka teega siis ka. Ma ei tea, võib siit võtta nalja pärast, kui veel hidden, mis on ka katkendjoon tegelikult ja kellel veel mingisuguseid sümpaatiaid on, siis
siis võib siit veel endale neid jooni valida, mingid siksakid või trackid või friendsid või. jah. Miks see praegu siis on niimoodi, et AutoCAD neid kõiki jooni endale sisse ei lae, seda ma ei oska öelda, ilmselt on see pärit sellest ajast, kui hirmsasti hoiti seda faili suurust. et omal ajal, kui need arvutimälud olid hästi väikesed, siis oli probleem sellega. Et praegu ma võtsin siis 3 joonetüüpi: center, dashed ja hidden. mis see on hidden? Hidden. kui on valitud ja kinni pandud, siis võib okeiga panna kinni ka selle dialoogi akna. ei, see on üks tänase tunni teema, et tähendab säilitada siis enda need tehtud muudatused oma template'i failis, et see ei oleks vaja iga kord neid uuesti määrata, et ennem selle, kui ma õppisin seda template faili kasutama, ennem seda ma kasutasin muidugi sellist võimalust, et ma avasin mingi vana töö, kustutasin selle seest tühjaks, salvestasin uue nimega ja siis olid ka kõik omadused ja paberid ja särgid, värgid olemas. aga põhimõtteliselt saab siis jah salvestada omale isikliku template'i ja seda siis edaspidi kasutada. nüüd, mis seis nüüd on, 7. tulp, jah. 7. tulp on siis joone jämedus. ja joone jämedusega on siis selline lugu, et see joone jämedus, mis siin nüüd numbriliselt antud on, see sõltumata joonise mõõtkavast tuleb siis väljatrükil selline joone jämedus, et ta oskab siis ise arvestada sellega, et on see joon on sama jäme siis kas 1:1, 1:50 või 1:500. et see on põhimõtteliselt siis väljatrüki joone jämedus. Küsimus, jah, et kui ma siit nüüd valin endale teatud need joonejämedused ära, kui ma järgmise layer'i teen, kas seal on need olemas või seal ma pean ka need siis juurde? tähendab see, kas nad järgmises layer'is on olemas või ei ole, see sõltub sellest, milline see kiht on sul järgmise kihi tegemise juures aktiivne, et ma kohe näitan seda ka, kui me järgmist kihti teeme, et üldreeglina on siis niimoodi, et joonise peal võiks olla, tähendab peaks olema siis 2 jämedusega jooni, peenjooned ja jämejooned, et peenjooned on siis poole peenemad kui jämejooned. et see on jäänud siis sellest käsitsi joonestamise ajast, et tegelikult siis AutoCAD siin hiljemalt kolmapäeval me näeme, et kasutab rohkem joone jämedusi nende mudelist 2D jooniste genereerimise juures. aga üldreegel on siis jah, et on peenjooned, mis on siis poole peenemad kui jämejooned, et kui valida näiteks peenjoonteks 0,25, siis jämejooned peaks olema 0,5 ja nii edasi, eks. noh, praegu ma valisin siis 0,25 näiteks. nii 8. Default on ka tegelikult 0,25, et seda sätitakse option ites. kuidas? ei, seal panid selle, mis sellele kihile omane on ja 0,25 ja okei. nii, nüüd mul läks meelest ära, see on 8. tulp, jah. 8. on siis transparency ehk siis läbipaistvus. et mõningate kihtide puhul on siis vaja seda kihi intensiivsust vähendada või siis teha selline kiht, et mis siis ei kata, vaid
vaid siis paistab läbi, et siis seda läbipaistvust on võimalik panna 0-st kuni 90-ni ja mida suurem number, seda rohkem ta läbi paistab, et 0 on siis läbipaistmatu kiht, et praegult hetkel siis ma siin midagi ei muuda. Noh, kus seda saab kasutada, seda saab kasutada näiteks põhimõtteliselt, kui me toome geoaluse sisse ja tahame, et meie tehtud asjad oleksid paremini näha kui see geoalus, siis geoaluse võib teha siis läbipaistvaks, et siis muutub ta selliseks kahvatumaks. Nii, nüüd plot style, et kui me siin eile ja täna ka võtsime lahti template'i, kus oli siis kirjas, et see name plot styles, siis meil on võimalik siin valida, kas me tahame mustvalgel trükkida või ei taha. Et antud juhul muidugi me ei taha mustvalgelt trükkida, aga ma lihtsalt näitan võimalust, et siin dialoogi aknus on siis võimalik valida monokroom ja siin on siis edasi võimalik veel valida, kas siis normal on siis värviline või siis style 1 on mustvalge. Et kui ma siit editori lahti teen, siis siit on näha, et normal kasutab objekti värvi ja style 1 on siis, teeb kõik asjad mustaks. Et praegu ma jätan normaali, et meie siin üritame värvilisi asju teha hetkel. Meie valikus on. No see valik tekib siis, kui siit alt on. Vaatasin, et ma sama joonisele normaalid olid. Siis sai vasta ma panen okeiga selle dialoogi akna kinni. Nii, ma nüüd ei mäleta, kas see oli 9 või 10, aga no igastahes järgmine tulp 9 on siis jah, new viewport freeze, et seda, mis asi viewport on ehk vaateport, seda te eile juba korra nägite. Et see tähendab siis seda, et noh, ma ütlen kohe ausalt, et ma ei ole seda kunagi kasutanud ja ma ei soovita siin torkida seda, sest meil on olnud selliseid õpilasi, kes on seda torkinud ja siis, kui me hakkame joonist paberi peale panema, siis millegipärast ei tule paberi peale. Et see võimaldab siis teha selliseid kihte, mis järgmise paberi peal, mis me teeme, ei ole nähtavad. Et millal seda võiks vaja minna, praegult hetkel ei suuda ma välja mõelda. Mitte näppida. Jah, pigem mitte näppida. Et pärast on segadust palju. Ja siis täiesti selline ameerikalik või siis ütleme suurfirmade teema on see, et igal juhul, kui sa oled mingi kihi teinud, siis kirjelda, mille jaoks sa seda tegid, sest muidu teised ei tea. Aga noh, me oleme siin Eestis siuksed väiksed tegijad, et me reeglina toimetame üksinda ja kui see kihi nimi on selline, millest juba hakkab aru saama, mille jaoks see mõeldud on, et siis ma ei ole ühtegi Eesti AutoCAD-i faili näinud, kus keegi oleks mingi description'i kirjutanud selle kihi kohta, et seda ei pea kirjutama. Nii, ja nüüd oli jutuks see, et kui ma nüüd uut kihti hakkan tegema, siis see, mis on siin nüüd selle halli tausta peal, et selle kihi omadused kargavad uuele kihile automaatselt külge. Et siin nüüd näiteks on praegult mul pandud joonejämedus 0,25 ja kui ma nüüd uue kihi võtan, siis sellele kargab ka see 0,25 ja kohe külge.
noh, nii mäletate, et kihi nimi võiks alata siis numbriga ja noh, kui te tahate, et see järjekord jääks sama, nagu teil on, siis võite panna 0, 1, 2, 3, 4, 5. aga noh, ma praegult jätkan nullidega, sest tõenäoliselt neid kihte siis nii palju ei tule. kas need nimesid pärast muuta juba? Saab ka muuta, jah. nii, no mis meil seal haljastusplaani peal on veel, on siis näiteks noh, nüüd on need arhitektid või ehitusega kokku puutunud, teavad, et on siis need oll-oll ja siis on proi, et oll-oll on siis olemasolevad, et noh, paneme siis näiteks oll-oll ja mis asi me siis paneme, oll-oll hooned või äkki on? noh, need olemasolevad hooned, need võivad ka rahulikult olla pideva joonega, peenjoonega ja valge värviga, et see oli selles mõttes siis selline lihtne kiht, et siin ei pannudki midagi muud kui ainult nime. no mis meil siis veel võiks olla järgmine kiht, et järgmine kiht võiks olla siis, mis meil seal oll-olli veel on, oll-oll-oll, et olemas. no võime panna olemasolev haljastus, jah. nii, mis siis meil veel seal võib olla, siis oll-oll teed või midagi, teedplatsid. no haljastusele ja teised jooned siis. võib panna, kui tahad, jah. jah, tammi peal on kõik nullid. nimetuse numbrid jäävad nullideks või on 1, 2, 3? võib panna 1, 2, 3 ka. ma ennem just ütlesin, et kui ma nüüd nullid panen, siis ta nihutab need kihid, vahetab sellesse tähestiku järjekorda. ehk siis näiteks praegult jääbki niimoodi, et haljastus, hooned, teed, et need mul hetkel ongi tähestiku järjekorras. aga et kui te tahate, et mingid kihid oleks eespool, siis numbritega saategi ju seda määrata. ma tahan, et vot see haljastus ja teed oleks mul esimesed ja need trassid ja need seal lõpupoole, et neid ma nii palju ei kasuta. noh, selles mõttes sa saad küll kerida, aga selle numbriga sa saad seda järjestust muuta. siiamaani mul ei ole veel ei joonetüüpi ega värvi tekkinud kiusatus vahetada, ma ei tea küll, miks. noh, ma ei tea, äkki vahetame siis olemasoleva haljastuse värvi, paneme mingi rohelise. et noh, ma valisin üsna tumeda rohelise, vot siin on nüüd see teema, et ilmselt me peame täna vaatama seda ka, et kuidas me selle tööpinna saame heledaks, sest kui me kasutame mudelruumis heledaid värve, siis väljatrüki peal jäävad nad kahvatud, aga selles joonise peal tumedaid värve me hästi ei näe jälle, nii et see taustavärvi muutmine ilmselt tuleb ka siin kohe lähiajal. nii, no teeme veel mõned kihid, et kui meil nüüd on olemasolevad olnud, et siis paneme nüüd projekteeritud haljastus. jah, VROJ. kes lühendeid ei armasta, noh, ma ise ka ei armasta lühendeid, et võib ka kirjutada pikalt välja projekteeritud haljastus, ei ole keelatud. et kõige rohkem ma ei armasta neid inglisekeelseid lühendeid, et nendega on siin nii, mis projekteeritud haljastus võiks olla siis ka roheline, aga on mingi teine roheline, et praegu mul üks on 76, et panen siis teise mingi. et värvi valides ma alati mõtlen selle peale, et kuidas see valge paberi peal välja näeb, et näiteks kollane on selle koha pealt selline hästi halb värv, et see
meil on projekteeritud see tähendab olemasolevad teed, et siis äkki me projekteerime ka teid, et paneme siis projekteeritud teed. No, mis värvi need projekteeritud teed võiks olla? Panin mingi hallitooni. Et kõik värvid ja ma praegu valin selle mõttega, et paberi peal head välja näeks, aga siin mudelruumis ma pean ilmselgelt tausta ära muutma valgeks. No kes tahab, võib siis teha näiteks eraldi kihid püsikute jaoks ja eraldi kihid suvelillide jaoks ja eraldi kihid puude jaoks ja eraldi kihid viljapuude jaoks ja et võimalusi on palju, aga praegult oli tähtis põhimõte, nii et ma ei hakka siin ülearu pingutama, küll ma teen siin nüüd eraldi kihid näiteks teen vormistuse jaoks ja mõõtude jaoks. Vormistus võiks olla siis must, jälle tähendab siis AutoCAD-i keeles white. Ja mõõtude kihile ma panen ka ikka sama see must. Saaks sinised. Paneme siniseks. Istab täpitähti ka täitsa rahulikult, jah. Et noh, tegelikult isegi praegusel ajal ju veebiaadressid võivad olla täpitähtedega, ainukene probleem on selles, et Android ja iOS ja need erinevad operatsioonisüsteemid kasutavad erinevaid koode täpitähtede jaoks, et siis võib väga põnevaid tulemusi saavutada. Nii, et mul tuli siis vahepeal meelde veel, et peaks tegema juurde abikihi. Et vahel on abijooni vaja. Abijoontele siis ma annangi nüüd punase värvi ja ma lisan veel läbipaistvust, et panen abijoontele mingi 50% läbipaistvust. Ja keelan ära trükkimise, et abijooni ma ei taha ju, et ta trükib. See plott oli 4 stump, jah. Keelumärgi peal. Ja teine selline kiht, mida ei taha, et trükiks, on ootan peale seda, kui ma olen sellega ära teinud. Et see on siis vaateportsu kiht. Mis see nimetus oli sellel? No viewport või vaateports või kuidas sa tahad. Ise teed? Nimi on abi või abijooned või? Ja viimane kiht oli siis vaateports ja sellel on lihtsalt printerile vajutada keelumärk. Et seda ei prindiks. Vaateports, eks see sama viewport, mis
tõime sisse, eks ju, et ei taha, et sinna see raam ümber tekkida, tahaks, et meie joonis oleks lihtsalt puhtal kujul, aga muidu ta prindib selle raami ka. Võib-olla see Hannes on isegi vahetanud värvi, 255 vaip võib ka. Kuidagi ju viskate, vaata nagu Hannes viskab ka ikka, aga värvi sa muutsid ära juba või? Jah, ta vaikimisi viskab selle. ja ikka eelmise viskab. Jah, need seadistused nagu valge. Lindistud vahepeal. Nii, et siis me tegime juurde endale, tegime portsu kihte, autokäed vahepeal küll jäi juba aeglases. Ja läksid siis tähestiku järjekorda ja kui see layer properties manager kinni panna, siis neid kihte, mis me tegime, näeb siin selle layeri akna selles avanevas rippmenüüs ja siit saab valida, milline kiht on siis parasjagu jooksev, et lihtsalt klikid selle nime peale ja siis see jääbki jooksvaks ehk current kihiks. Kahjuks ma nüüd ei mäleta, kui palju mul siin vahepeal salvestatud sai ja mida ei saanud salvestatud. Asi selleks. Nii, ja kuna ma siin lubasin nüüd näidata vahepeal seda, et kus kohas siis saab muuta selliseid asju nagu siis see tööpinna värv ja see, et kui sageli ta teeb seda automaatset salvestamist. Et selle jaoks on siis selline käest nagu options, et seda võib siis hakata trükkima või siis, kui meil midagi ei ole valitud, siis tegelikult tuleb see options ka parema hiireklahvi alt avanevast menüüst. Nii et on mõlemad võimalused olemas, kas siis hakata lihtsalt trükkima. OP-st juba piisab, et optionitesse jõuda. Ja optionite dialoogi aken näeb siis välja selline, siin on vahelehti mitu tükki. Ja esimene on siis see, mis määrab ära siis, kust kohast ta mingisugust faili teeb või võtab või kus siis salvestab, et näiteks seesama automatic save file location, see on siis selline hästi peidetud koht, et kes on siis natuke selles arvutis asenduses nii kodus rohkem, siis teab, et see app data on peidetud kataloog. Aga kui siis tahab endale teha eraldi sellise nende automaatselt salvestatud failide kataloogi, siis siin on võimalik ka seda asukohta muuta. Siin praegu koolis arvutis me ei muuda, aga kes siis kunagi oma arvutis tahab, et need automaatselt salvestatud failid oleks kuskil mujal, siis saab selle mingi uue asukoha talle määrata. Nüüd teisi ma siin praegu ei hakka vaatamises, aga järgmise vahelehe peal, display peal saame me siis muuta nüüd ära tausta värvi. Et esimene valik on siin see color teema, et see tegelikult ei muuda tööpinna värvi, see muudab ainult need ribonid muudab heledaks. Jah, kui me tahame tööpinna värvi muuta, siis selle jaoks on siin allpool selline koht, kus on siis kirjas colors ja muuta on siis võimalik siin igasuguseid värve. Vaadake, natuke üles põksame ring koos. Ja, et see, mis meid praegult huvitab, on siis see 2D Model Space Uniform Background ja Background. Et see on siis vaikimisi selline tume hall, mingi 33, 40, 48.
ja siia võib siis panna endale valge, kui me tahame, et oleks valge taust. värvi veel üks jah. jah, jah. No lihtsalt tahvli pealt tegelikult näeb valgel taustal paremini, aga kui liiga kiirgab teile silme, et te tumedal taustal. jah, et selle tumeda tausta põhjenduseks autodes toobki selle, et see hakkab vähem silma peale, et heletaust, no praegu, kui me tegime selle suure ekraani peal selle heleda tausta, siis oli tunda küll, et kohe footonid panid vastu silma põhja, nii et ragises. aga hea uudis on nüüd see ja, et siin paistavad nüüd siis need heledad tähendab need tumedad värvid, mis ma valisin, paistavad siis siin paremini välja. aga kellele see ei meeldi, võib vabalt tagasi muuta, et selleks siis on siin optionites vaja lihtsalt selle color'i peal panna Restored Classic Colors ja ongi tagasi. no üks mu kunagine, kes siin, no mitte siin kursusel, aga ühel kursusel käis, see soovitas panna mingi helehalli, et siis see pidi olema kõik see parem silmadele, et näiteks midagi sellist. nii, et me oleme siis nüüd hulga tööd ära teinud, et juba hakkab väikse, vabandust, lähme korraks optsionitesse tagasi, ma unustasin selle automaatse salvestamise ajavahemikku ära muuta, et see on 3. vahelehe peal Open and Save. ja vaikimisi on siis automaatne salvestus 10 minuti tagant. kujutate ette, kui palju 10 minutiga saab teha ja kui see kaotsi läheb, sellest on hullult kahju. et mina olen reeglina siia pannud 1 minuti, et tänapäeval see salvestamine ei sega, et võib rahulikult olla see 1 minut seal. ajaks saab panna 1 minut. 1 minut, jah. salvestad ära ja ma tahan tagasi võtta, ta ei anna seal kustutada ära või anna? AutoCAD Undo on selles mõttes suurepärane, et sellega saab minna tagasi päeva algusesse, sinnamaani, kui sa selle faili lahti tegid. et isegi kui sa vahepeal oled salvestanud, siis enam ei saa tagasi. ka nüüd väljakutse on siis salvestada see, mis me praegult oleme teinud, template'iks. et selleks siis alustame nii nagu ikka, et üritame salvestada, kes on siis harjunud Ctrl+-iga, kes on disketimärgiga harjunud. ja kui meil avaneb see dialoogi aken, save drawing as, mul täna läheb keel sõlme kogu aeg, siis kõige alumine rida on see, mis praegult meid huvitab. et sellesse kõige alumisse ritta võiks natuke süveneda, vaadata siin muud informatsiooni ka peale selle, et siin on olemas siis võimalik salvestada drawing template'iks, see on siis üsna keskel seal. et millele ma tahtsin tähelepanu juhtida, on see, et meil on praegult AutoCAD 2025, aga salvestusformaat on veel 2018, et kõik need AutoCAD-id alates siis 2018. aasta versioonist söövad neid faile, mis me siin praegu salvestame. kui kellelgi on AutoCAD 2017, vot siis tema jaoks me peame salvestama oma faili juba 2013. aasta versiooni. ja kellel on siis näiteks mingi vana AutoCAD 2000, siis tema jaoks me saame ka isegi Release 14
isegi selle jaoks me saame salvestada, see oli siis aasta mingi 98, 97. Nii et põhimõte on selles, et uuem AutoCAD vanu faile oskab töödelda, aga vana AutoCAD uue AutoCAD-i faile ei oska. Aga meie ülesanne oli siis siit leida praegult see drawing template, see on siis üsna keskel siin. Ja nii kui me selle drawing template valime, siis ta automaatselt hüppab sinna nimekirja, kus kohas need template'id on. Ja nüüd on siis meie asi leiutada selline nimi, ka siin ta paneb asjad tähestiku järjekorda, et nüüd on siis mõistlik panna. Etteruttavalt me veel ei ole teinud, aga me kohe hakkame tegema paberit, et näiteks A3 on näiteks väga ilus see template'i nimi, võib siia panna veel A4 ka, me tõenäoliselt teeme A2 ka või? Ei, aga ma palun, et sa teeksid seda uuesti, et paljud ei jõudnud. Issand jumal. Nägin nii palju vaeva, ütle uuesti. Nii, et siis save ja siis muutsime ära formaadi alumisest reast. Ja, alumisest reast template. Siit ja rütme nüüd lahti. Siin on template. Ja, just. Drawing template. EVT. Tämä siis ja siis panime nimetuse A4, A3 A3. No mina kirjutasin siia veel millimeetrid, et lihtsalt see, et ma A2 ei tee. Jah. A4, A3 ja miks sa kirjutad siia millimeetrit? Sellepärast, et me peame tegema teise template'i veel, kus me kasutame meetrid. Okei. Ja save. Nii, nüüd tuli siis kui sa salvestad desktopile, siis AutoCAD ise seda automaatselt üles ei leia, siis sa pead talle üles otsima, aga muidugi selles mõttes on su mõttel on iva, et kuna sa lähed siit koolist ära, kooliarvutist ja võib-olla sa tahad selle template'i omale kaasa võtta, eks. Et siis on parem, kui ta on sellise koha peal, kus teda on lihtne leida, kuigi sealt sellest õigete template'ide kataloogist suure surmaga saab ta ka kätte, aga et kes tahab, võib jah töölauale panna, et siis on lihtsam teda kaasa võtta. Nüüd avanes siis template options aaken ja see on siis selline koht, kuhu siis võib kirjutada sellise ilusa jutu, kui tahab. Et vaikimisi jutt on siis, et see on siis metric drawing template koos siis nende name plot style'idega, et keda see rahuldab, siis võib lihtsalt okei panna. Et cancel ei tohi kindlasti panna, et siis meil see salvestamine siis alustada uuesti salvestamine. Võtad save ja siis muudad ära ja see on sama, mis üle võtutakse save-as, jah? Nii, vahepeal teeme siis võib-olla ei lähe veel kohe paberit tegema, et vaatame, mida saab veel isikupärastada, kes kogemata tahab, siis näiteks see annotate ribboni peal on võimalik ise isikupärastada kirjastiili, mõõtketi stiili, viidete stiili, tabelistiili. Et vaikimisi on siis AutoCADil ainult siin annotatiivne ja standard, mõlemad on tegelikult siis Arialid.
et mind see täitsa rahuldab, aga iseenesest saab siit teha endale ka siin näiteks minu stiili ja mul hiir kadus. et selleks oli siis Manage Textiles, jah? nojah, või siis siit see kaldnoolalt. ja siis noh, mina muud miinust sellele Arialile ei näe, kui ainult see, et ta võiks olla siis narrow, et siis ta võtab vähem ruumi. selle ma võtsin siit Font Names'i alt. nii et siit saab siis seadistada praegu mõtketti või? ei, see oli praegu tekst. teksti. sa paned close. ei, ma tegin minu stiili ja panin Arial Narrow selle. oota. et kõik saavad teha siis new ja valida omale kirjastiili, mis neile meeldiks seal oma joonisel näha, jah? jep. Jumal, sa võid oma nime sinna panna või midagi panna. jah, võid panna oma nime või siis võid ka kirjutada Arial Narrow, et keegi ei keela ka seda. aga üks sihuke väike nüanss nüüd, et praegu me veel ei tea seda, mis asja see tähendab, aga siia võiks lisada selle annotatiivsuse, et siis oleks meil juba ette natukene olemas midagi, mida me veel ei tea, mis asi see on. mitte juhtudes standard. ma ei tea. Või kas siis Kristist kinni ja nime. jah. esiti ka jälle nii palju. nii, siis teine aken muutmiseks on siis isiklik mõõtketisüsteem, et siin on palju rohkem igasuguseid asju, mida saab muuta. et nendel akendel on seal all paremas nurgas sihuke väike kaldnool, et sealt pealt saab siis otse sinna mänedžeri. ja siin siis saab jälle new võtta, jällegi panna siis originaalse nime. jällegi annotatiivsus võiks olla sees. noh, kas see Dimension Style Manageri tabel sai ette kõigile? nii, siis oli siit new'ga edasi, siis tuli panna ilus nimi, poisslapse nimi või tütarlapse nimi, vahet ei ole. ja ma lisasin siia ka kohe annotatiivsuse, et see annotatiivsus on üks hea asi. ja siis lähen edasi continue'ga. tähendab, see võib selle ISO 25-ga alustada, aga võid ka annotatiivsega alustada. standard, et sa pead seda kasutama või? ei pea kasutama, see on, noh, ta on valmis tehtud masinaehitus tehnilise joonestamise tarvis, et seal on tehnilise joonestamise tarvis siis need ISO
nõuded täidetud, et nooled on õiged ja kirjad on õiged ja. ei, see 25 tähendab teksti kõrgust 2,5 millimeetrit. jah, nii nüüd on oluline. nii, nüüd siin on, mida saab muuta, on siis siin jälle 7 vahelehte. Esimese peal saab siis muuta siin joonte tüüpe ja jämedusi, et noh, see ei ole nagu ilmtingimata a priori oluline, aga kui tahab näiteks, et igal juhul oleksid alati need mõõtjooned mustad ja joonetüüp oleks alati continuous ja joone jämedus oleks alati siis noh, ma ei tea, 0,18 või 0,25 on. Et siis siin on see koht, kus saab seda määrata, et nad oleksid siis muutumatud. kui nüüd me paneme ta sinna mõõtude kihti, mis on sinine. Siis tulevad ikkagi mustad. kui ma olen siia pannud must, siis on iga kiiber must. ei, ta ei plokk oli alguses. Oi, plokk oli. hea küll. ei no jah, ma saan aru, et kui list praegult teist jätaks by layer või by block sinna, aga. selles mõttes jätaks, et muidu on niimoodi, et sa pärast nagu kihis muudad ja siis on nagu, noh, sina tead nagu ütleme programmi põhjalikumalt, aga muidu on nii, et sul tekib nagu anomaalia, et ma ju muudan ja see ei muutu. Okei, panen by layer. Issand, sa oled nii tubli, Andres. ma olen lihtsalt sõnakuulelik. jah, see on ka eile näinud praegu. nii, siis üks asi, mis mind hirmsasti häirib, on see offset from origin, et see on peaaegu olematu, see on alla millimeetri. et see offset from origin näitab seda, kui kaugelt see mõõt või viitejoon algab sellest objektist. jah. et noh, mulle meeldib, et seal oleks siis ikka selline. Kaks või 3 on oli läinud. mina panin 2 praegu. aga jälle palju ikka seal siin pole see. nii, teine vaheleht on siis nüüd need noole otsad. et kellele need close'id ja fillet meeldivad, siis võib jätta sinna ka close'id ja fillet, kes tahab siin originaalitseda, siis siin on võimalusi kui palju. et arhitektid kasutavad siis architectural tick'i ehk kaldjoont. aga siin on ka muid variante, mida võib kasutada, et. no. jah, arhitektor tikkib. ma muutsin selle arrowhead'i ehk siis noole pea ära, panin siia praegult lihtsalt nalja pärast väike punkt, et that's small. lihtsalt, et olla eputada. eputad selle. mõtlesin ka kõik need valikud, mis te siin teete, kuvatakse teile siin, et nüüd on see koht, kus te saate seadistada jah seda, et milline see mõõtkett välja näeb või vabandust, see mõõtmastamine. et tal on nooled või kui kaugel või mis värvi või kus suunas või kõrged. et see oli kõik räägib. et ta muutis ära arrowhead ehk noole peade asemel on tal punktid pandud. aga te võite jätta nooled või kui tahate jätate kaldkriipsud, eks ju, nii nagu keegi. jah, nagu meeldib, just on õige vastu. tuletan meelde, et see, mis tal vaikimisi kaasas oli, see ISO 25 ja standard, et need jäävad niikuinii alles, et need ei kao kuhugi. muidu seal oli by block, aga. peaaegu huvitav, et sul on siin by block on must, by layer, tal oli by layer valge, kas ta tõi mingeid teise kühile? ei tea. okei, võib minna siin. ja muud asjad jäävad samaks. noh, jah,
põhimõtteliselt siin ei taha nagu midagi muuta küll. Nii, siis võib teksti muuta, et noh, kui me nüüd tegime enda tekstistiili, siis muidugi mõistlik oleks seda oma tekstistiiliga siin kasutada. Ja nüüd noh, mina paneksin jälle, et teksti värv on must, aga paneme siis by layer, las ta siis olla by layer. Siis kolmas asi on selline põnev asi, et kui nüüd see mõõt satub mingisuguse asja peale, et siis noh, et ta paremini loetav oleks, siis saab teha niimoodi, et kui siia panna see taustaks background, et siis see number on nagu sellise väikse valge ristkülliku peal, et valget välja teinud, valget paberit siis midagi. siis ei ole midagi näha, jah, valgega valge paberi peale trükid. Ei, aga mitte vaid. Ja nüüd on ma välja teinud siis ka nüüd kõik ära, et võtan. Siin on jälle võimalik valida, et panna ISO standard või align või horisontaal või. Võib jääda see, mis on vaikimisi ka, et see on, ei ole nii oluline. Ma ei tea, ma panen tõesti niimoodi. Kui sa tahad venelast siis Linnasvahel, et see fit, see on siis nüüd selline. Jah, mis sa ütlesid, teksti stiil oli siis see minu ehk meie tehtud asi, jah. Ja siis sa võtsid Fili Color oli. Jah. Nii, et fitiga on nüüd niimoodi siis, et siin on nüüd sellised igasugused põnevad võimalused, et kitsastel puhtudel siis, et kas siis liigub tekst või liiguvad nooled, noh praegu nooled ei saa kuhugi liikuda, et ja noh, kui ma olen midagi muutnud, siis ma olen pannud, et alati hoiaks selle teksti nende laiendusjoonte vahel, et kui ta sinna hästi ära ei mahu, siis saab seda nihutada, aga seda juhtub üldiselt harva. Rohkem ma siin midagi muutnud ei ole tavaliselt. Et alternatiivseid unitseid ja tolerantse me ei kasuta, aga primary unitsites kuna me teeme millimeetrites, siis võtame precisioni ära, et seal ei oleks siis komakohti. Et millimeetrite komakohad tunduvad natukene nagu absurdsed. Triilingu eest võib ka linnuks ära võtta, kuigi kui meil komakohti ei ole, siis ei ole vahet.
nii, noh, järgmine aken, kus midagi muuta saab, on leaders ehk siis viitejooned. Et siin on siis vaikimisi olemas standard ja annotatiivne, mis näevad täpselt ühesugused välja. Et noh, võib siis võtta selle annotatiivse aluseks, kui hakata new'd tegema. Annotatiivse või nii, edasi continue peale. Ja nüüd siis on siin võimalik valida esimene asi leader formaat, et kas siis on meil spline siin viiteks, kellele meeldib selline kõver, või siis on stride. Või siis ei ole üldse, et see on muidugi ka variant, aga see on suht mõttetu variant. Nii, siis noh, see värv jälle, et no võib siis jätta siit, panna by layer, joone tüüp continuous, joone jämedus, no ma panen natuke peenemalt. No sul on kihivärv valge, sellepärast noh, see, mis sul praegu, et kui me mingi kihi peal teda kasutame, siis ta võtab selle kihivärvi, et kui see juhtumisi ei ole valge, siis tuleb mingi teine. nii, siis noole otsa võib ära muuta, kes tahab panna mingit põnevamat siia. ahah, et sümboliks siis Annes võttis sellise ringi, et nii nagu kellelegi meeldib. no võib jätta noole ka, jah. noh, 4 millimeetrit läbi, ma ei tea, on, ma ei vaata, 4 millimeetrit, kurat, on päris palju, et võiks tegelikult vähem küll olla, isegi 2, ma arvan, võiks piisata. nii, break size'i, seda ei ole mõtet muuta. ja teisel vahelehel siis on nüüd see jääks sama. ühe muutsin 8, viimane ajal ei taha. et see tundub siin niisugune liiga pikk. 8, liiga pikk, ma panin 2 sinna seda. et sinna panime 2. jah, landing space. see on see kaugus, et kui kaugele see on. ja minule võib alati öelda, et ära torma, ma võtan hoogu maha siis. Landing distance 8 või? ei, 2. see 8 on hullult pikk. nii, ja see viimane vahele, see on juba põnev. nii, siin on siis nüüd võimalik valida, noh, alates sellest, et kas siis on M-tekst või plokk, aga M-tekst tundub mõistlikum variant, sest plokki me veel ei teagi üldse, mis asi see on. Tekstail on muidugi enda oma muidugi. ja tekst siis, noh, ilmselt on mõistlik hoida horisontaalne. kusjuures, ahah, jah, muidugi. nii, teksti värv, noh, okei, jätame, paneme siis by layer, nagu tahtis Liss. ja nüüd teksti kõrgus 4 millimeetrit, see on ka ikka hiiglaslik, et 2.5. ameeriklased kasutavad komakohtadena punkte, nii et oota, kus see eelmises oli teksti kõrgus? nii, siis
aga siin. aga veel pea kohta käivad suured. Pea, selle. ja no mis mulle eriti meeldib, on siis see, et mulle meeldib, kui on see kiri joone peal, et see on siis see viimane aken siin. Et siit siis mõlemad, nii parem kui vasak paigutused. Attachment. Ma valida underline, top line, kui tahate, et ta oleks tekst joone peal. ei taha, siis ei pea. Et siin ongi, ei pea täpselt nii tegema nagu Hannes teeb, lihtsalt igaüks kujundab seda oma stiili. see vist on okei, jah. ja nüüd okei. ja siis okei, jah, ja close. no need viitejooned on ka tehtud. nüüd on siis tables jah, et siin on ka võimalik oma stiil teha. standard. Standard, jah. no siin muud varianti ei ole, see on ainult. siis oli new one, mis võtsid, jah? tunnete oma asjad, mida seda suure vaevaga teeb. et kõik need nimetused, mis seal on. Hannes, kui sa valisid new, kas sa võtad standard või? siin ei olegi muud võimalust kustandada. jah, Hannes panime nime ja siis oli continue. standardi ja. ja võime jätkata. nii, siis siin on nüüd 3 tüüpi tabeli neid lahtreid, mida kõiki saab siis eraldi mudida, et esimene on siis andmed, siin on preview kõrval, et on näha, et andmed on siis jah, siin praegu keskel, noh kui ma tahan, et nad ei oleks keskel, siis ma võin panna, et nad on näiteks vasakus servas. no kas middle left või top left või bottom left või noh, tähendab ühesõnaga, et las ta siis olla natukene muutub jah. nii. Need match'inid, need noh, 1,5 millimeetrit on tegelikult täitsa okei, et seda vist ei pea. nii. siis teksti kõrgus on siin röögata muidugi, et esiteks stiil minu ja teksti kõrguse võiks siis teha ka väiksema, et see 4,5 millimeetrit on päris olav. see on järgmise vahelehe peal. 4,5 on palju. seda on palju jah, ma panin 2,5. nii. Bordersitel siin võib siis jääda nii nagu ta on, et noh, iseenesest muidugi võib panna ka, et joonetüüp on continuous, et vaevalt, et me tahame, et seal midagi muud oleks. ja noh, nende pipe blokkide asemel võib ka by layer panna, et tegelikult suurt vahet ei ole. okei.
nii pealkiri, jällegi teksti suurus on siin põhiline, mida tasuks muuta, et ei ole nagu väga mõistlik siin nii suuri tekste kasutada. ei pane ju vahepeal kinni, ma võtan lihtsalt pilderi jah, ja siis hakkan ütlema. just. tekst vahel. Liiderikud on nagu kõrge. no või jätta keskele, aga sa ei pea täpselt nii tegema, nagu mina teen. ja viimane on siis pealkiri ehk siis tiitel. et see saab. jah, nüüd. kas selle suurus? suurus. ei jätnud või 4. jätnud küll. no isegi 4 on ju päris kõrge. 4 jah. tiitlile panin 4 jah. kõik tuleb varsti. või okei, lõus. no järgmine asi, järgmine. ei või siis ma arvasin, et vot 6 millimeetrit on see ülemine kiri. kui sa mõtled tabeli pealkiri on nii suur ja see mingid kirjad panime 2 millimeetrit, tundub, et on väike, aga tegelikult on loetav. et kui ma teda vaatasin, siis ma sain aru, miks Hannes kõiki neid väiksemaks muudab, sest temal on see juba silmes, aga meie ei saa. siin paberi peal see Luua metsanduskool on teil 3,5 millimeetrit. mida? see metsandus. metsandus on see on alla 2 millimeetri, see on millimeeter kopikatega. noh, enam-vähem. nii, aga lähme siis nüüd tõumrübani peale tagasi ja teine asi, mis me teeme, lähme paberi peale, et vaatame siis paberit nüüd. miks mul siin no, sul ei ole. see on sellepärast, et sul siin mudelruumis on ka ruuduline, siis tuleb sul sinna ka ruuduline. ja kõigil on tühi paber. ei ole. kui on ruudud mudelis, siis on siin ka, muidu see on tühi, joonist ju ei ole. on olemas. ma just peame sinna layouti või vaatepurtsu sisse minema, et kui sul siin ruudud on, siis topeltklikk siin sees ja siis saad sealt ruudud siit seest välja lülitada. ja nüüd 2 klikki. jah, oleme layout ühes. jah, aga selle vaatepurtsuga ei olnud selles mõttes mõtet üldse vaeva näha, et selle me kohe kustutame ära. Lähme. jah, aga sina, Raili, pead nüüd kõigepealt sealt vaatepurtsust välja saama, muidu sa ei saa teda ära kustutada. peale. nii, ja kas on siis nüüd meeles midagi või ei ole meeles midagi? et kuidas me saime siia peitsetappi? et
ja võtsime veits, et teine on layout on siin, jälle sinine ja veits, et ja sinna seal õigest ja veits, et sinna. Ja aknahääles on hea levijuk. Ja nii on siis, noh. ei võta ju modify, võta. jah, uut tegema. Ja siis oli meil modify. Ja, Andres. no siis PDF, vedab TVG-du PDF-i printer, ISO full bleed A3 paber. Keedu PDF ja paberi suurus, järgmine rippmenüü, ISO full bleed A3. Ei ole tähtis. Kumb on? Tähtsalt on ISO full bleed. TVG to PDF on printer. Me hakkame muutma seal vist. TVG to PDF. Ja siit pärast ISO full bleed. Aga neljas oli TVG to PDF. See on ikka seesama seadistus, mida me eelmine kordki tegime. Ehk et me pidime valima printeri ja siis mis paberile me seda hakkame nüüd kujutama. ja aga võrreldes eilsega me natuke oleme juba edasi arenunud, nii et me võime siia veel panna mõned linnukesed juurde. Näiteks siis display plot styles, et siis me näeme täpselt sellist seda paberit, nagu ta väljatrüki peal välja paistab. Sa mõtled näiteks seda, et need jooned, mida me ei taha, et ta prindiks, siis ta näitabki sellist pilti, et seal neid jooni pole. Võt nii hästi ei lähe, neid ta ikkagi näitab, aga ta näitab siis noh, ütleme, kui meil on mõni kiht pandud, et ta peaks väljatrüki peal olema must, siis ta näitabki seda mustana, kui on, noh, antud juhul see jah, meil on tegelikult praegu kõik on mõeldud niimoodi, et see väga oluline. Ja ka kindlasti siis paneme selle plot transparency, et see on selline asi, mida meile ei näppinud, aga see on siis, kui me läbipaistvust kasutame, et siis võiks see olla ka sees. Ja sest me määrasime paarile kivile selle läbipaistvu 50-ks ja siis, et see nii ka väljatrükis oleks, siis peame selle linnukese siia ette. Ja siis võib ok panna ja close panna. Ok ja close. Nii, ja nüüd hakkame sellele paberile vormistust tegema, et me home ribboni peal oleme juba vormistuse kihi peal. Ja vormistuse jaoks on meil siis vaja kõigepealt raamjoont. Siin on valitud kihid vormist. Home'i peale läheb. Ja siin on valitud vormist. Ja ma igaks juhuks ütlen siis, et Oota. Home ja vormist. Mul oligi vormist. Okei. Ja, vormist. Ja muidu oleks teika palun valida rippmenüst. Valida vormist. Kas see rippmene on kihkel? Paneme siis ei olegi, vaata kas proov Tundide said need, kui sa vaatad leiautu, päevi ja päev, sellest natuke all. Kas siis ei ole mul ütleb siin tundide läheb layer to rank layer. Ei ole näiteks kaks kiiret või nii, see on paber olemas, okei. Ja nüüd siis niimoodi. Valgin ja korrase väikse peale ja panen näes vormis. Miks te siia
no need ei ole siis. Et siin oli mitu joonist võtta enne lahti. Praegu ei ole üle. Ja olema see. Ma ennem hakkasin ütlema seda, et siin õumrübani peal on property'st aken ehk omaduste aken, et siin on nüüd hea, kui need kõik kirjad on siin by layer, et praegult hetkel me ei ole midagi muutnud seal, et ma loodan, et kõigil on, sest need omadused, mis siin määrata, need ületavad kihi omadusi ja siis vahel võib juhtuda, et mõni joonistab kogu aeg näiteks punaseid jooni, ilma et ta saaks aru, et vahetan kihti küll, aga kogu aeg tulevad punased jooned. Ja mis siis on minu jaoks selline mugav, on see, et siin on see all on sihuke väike kaldnool, et kui sinna peale klikkida, siis juba lahti property'ste aken ja tavaliselt mul on kogu aeg see siin kõrval lahti, et siit on siis näha nüüd kõik need omadused, rohkem omadusi kui siit näeb, et siin on vähem omadusi näha kui siin. Neid ma siin muuta ei... Saad ikka muuta, kui sul on midagi, mingi objekt olemas, aga selle võiks siis dokkida niimoodi, venitada natuke allapoole, et ta dokib ennast siia vasakusse serva ära. Oskan ikka. Et dokkimiseks tuleb sellest tallist sabast lihtsalt vedada siia serva vastu ja siis ta dokib ära. Selles täisvaates, aga ma tegelikult tahan teda tegelt väiksemaks. Väiksemaks? Jah, lühemaks. Aga kui ta dokitud on, siis ei saa lühemaks, sest ta peab olema dokimata, siis saab lühemaks. Sul on ta praegu dokitud, see lihtsalt vastu serva veetud, siis ta dokib ära ennast. Ei, no minul meeldib ikka, kui ta dokitud on. Aga no see on maitse asi. Nii, et nüüd siis teeme raamjoone. Ja kuna raamjoon mulle väga meenutab ristkülikut, siis ma arvan, et juba mõistlik mõte on see raamjoon teha ristküliku tööriistaga. Ehk siis tööriist on rektang. Ja kui ta meie käest esimest punkti küsib, siis esimene punkt on 20 ja 10. Ja kinnitame siis vajutades selgelt. Tööriista, rectangle või siis hakkad kirjutama, on ju, R. Siis hiirega mitte kuskile ei kliki, vaid hakkad kirjutama klaviatuurile 10. Ei, 20. 20. Ehk et siis tekivad sulle koordinaadid 10 ja 20. Ja siis on enter. Ja nüüd oli siis meil vaja näidata ette suund, kuhu poole see ristkülik peab hakkama tekkima. Ja nüüd meil on see paber on 420 lai, sealt tuleb siis 30 mm laa võtta, saame 390. Esimesse kasti kõrgus on 297, sealt 20 mm maha 277. Et need on siis A3 paberi mõõdud ja selleks, et ta jääks siis sentimeetri kaugusele 3 küljest ja köitmisvaru 2, et sellepärast lahutab siit neid numbreid maha ja saab need arvud, jah? Et paberimõõt ühtepidi, paberimõõt teistpidi. Et siis me paneme praegu ristküliku, panime paika siis koordinaatidega paberi sulgused.
nii, sul oli nüüd tähekooli tähendab seda nuppu. Kalkulatsiooni nuppu ja nüüd 10. Sul oli väga mõtlust. Ja nüüd teised koordinaadid. Et ettepanek siis on kasutada tabelit kirjanurga tegemiseks ja me leiame tegelikult selle tabeli tööriistaga siit Ribboni annotation aknast. Et kui me oleme home'i peal, siin kus oli draw modify, siis on annotation, siin on table olemas. Nii, ja kui see tööriist siis nüüd arvab mulle lahti, siis paneme talle selle 6 kolumnit ja kolumsi laiuseks paneme 30. Kolumseid on siis 6 ja veeru laius 30. 6 ja 30. Nii, ja mis me veel ära muudame, et kõik on meil datad, et meil midagi muud ei ole kui ainult datat siin. Kogu tabel on datasid. Set cell styleseks siin kõik grippe nüüd. Valige, et oleks data igal pool. Siit annotationist table lahti. Siis annotationist table ja siis sa panid columns ehk veerge on siis meil 6, laius on 30. Data rows, nii paneme. Ja siis ma mõtlen praegu, palju me neid paneme. Kõik datad, paned. Ma panen, mida? Sa paned seal näiteks, meil nüüd juhtuski, paned selle headeri ja kui header on väiksem, kui see data, kus ma siin praegu saan selle kirjast mingi muuta? Siin hetkel, kus ma tagasi lähen? siis sa peaksid minema seda tabeli stiili muutma, et see on siis seal selle. Ma tean kohe, et ma pärast ei lähe. Jah, tahtsid veel data rows. Kui arvutan, et palju ma neid panen, et äkki aitab 3. Kas aitab? No vaatame, kui ei aita, siis saab juurde teha. Kõik. On üks rida, no vast on üks rida. Et data rows jääb 3. Et ühe asemel palun siis 3. Et me teeme 6 korda 3 tabelit. Ja nüüd on siis see O ja K ja. Nii, ja nüüd praegu siis, kuna see tabel jäi meile selle kursori külge nii halva nurgaga, siis meil ei jää muud üle, kui see kuhugi tühja koha peale lihtsalt paigale seal, kui klikkida. Kuidas sul läheb? 1, 2, räägib 5. Tal on veel AB ka kuskil. AB ka veel. Ei no mul tulevad ka need AB-d, kui ma selle ära valin. Tähendab, kõigepealt ma panin ta paigale, siis ma klikkisin tühja koha peale, et ma ei peaks sinna lahtrisse kohe midagi kirjutama. Ja siis nüüd ma valin ära ja võtan muu käsu ja liigutan ta siis ja võtan alt paremast nurgast kinni ja panen ta siia paberi. Kui värvid ei ole. On nüüd paremini rääkida. Ja tuleb. Ja me nüüd tuleme selle nurga tõsta siia, kus me teeme ei võtta sealt. Me tahame täpselt just näitada selle nurga, kus me ju siia nurga tõsta järelikult seda kõigi enda. Aga ilusad. Parem. Kuule, teil ei ole ju varem hiljem kõik.
lase läheb. Hakkab siis sellest pihta. Nüüd on parem. Ja kuna me tahame seda nurka tõsta siia. Kui enda. Ja, aga nüüd liiguta ise. Tabelat. ei, väike peale. Vaata, kui me vabavusi seal küljes kinni on. Teistsugust ta pilku suurendada ja tuleb ikka seda vasti. Nüüd on aktiivne. Siin on nurgas, klikk, lased lahti ja lase lahti ja nüüd uued. Et kui seal on ka lihtsalt kängida. Istama ei pea mitte midagi. Klikk ja klikk ja klikk, klikk ja klikk. Jaa, klikk ja klikk, just. Nii, tabel on olemas all paremas nurgas. Hammas all vasakus nurgas. Hammas all vasakus nurgas. Parem on vasakut nurga. Ei no las seal vasakut nurgas olla, see ei see kedagi. Alla paremas. Lase tiire lahti. Ja anname edasi. Nii, noh, nüüd hakkame neid lahtreid ühendama siin mergega, või vabandust, millegipärast. Nii, need sai siis kokku, merge, kus see merge oli? Merge on siin, jah. Et nüüd võtsime C2 kuni E4 ja vajutasime merge cells ehk ühenda lahti. C1 kuni E4. Ei noh. E4. Tähendab see tuli. C2, E4. Näita veel Annes, kuidas seda sai. Oota. Ma valida need lahti. Ma sain just valmis. Nii, ma isegi ei valinud ma isegi ei teinud tabelit aktiivseks, vaid lihtsalt siis klikk, tähendab, ja siin nüüd on vaja all hoida nuppu, siin ei saa klikkida. Et hoiad all nuppu ja valid siis 3 lahtrit ja siis võtad merge pool. Oota, stopp. Vasakul nuppu all. Tekib siuke valimi aken. Ja, oota nii, et kõik saavad. Nii, eski. Nii, mine suurenda kõigepealt mõnda asja, et sa nägid. Nii, väga hea. Nüüd tuled siia lahtrisse. Ja hoiad iirtale. Aga mul on jälle raha vaja. Mine natuke tagasi. Mul oli 6. Juba sa jõudsid jälle midagi ära. Ma tahaksin liikuda. Meil oli ja nüüd meil ka on, jah. Aga ma ei tea. Jah, see on. Seadistuses on mingi häid taust jäänud. Aga annab libada vahet erineva laius. No mul on ka siis. Annes, tule siia ka korras. Äkki tahad alli tabeli valgu. Jah. Ei saa. Hästi selline. Sa panid seega. Vot nii. Ja siis see on tabeli seadustuses või? Sa oled kasti sees. See ongi kirjand.
sisuliselt ei tulnud, ei kuulnud. ja, ta ütles jah, et võiks öelda. No nüüd kuulsime. Jah, millised lahtrid sa veel ühendada? Nüüd on kõigil selge ühendamine. Siin nüüd ilmneb see, et inimene praegu eluaeg kala niimoodi, et saba ja pea on üleval või eesku vana, no sellepärast, et vanema praadist, siis kui läheb vanema käest küsima, et siis mul polnud suuremat pann. Aga minul on ka nüüd niimoodi, et ma ei tea, miks ma seda teen, aga siiamaani lindistas tuli välja. Et ma ühendaks siis näiteks ka need omavahel siit ära, ma ei tea küll milleks. Ja siis ma ühendaks veel siin all need ära. Ja C5, E5 ka. Kas te valmis siis on näha? On äkki veel suuremalt ette kuul? Super, aitäh. Nii, ja keda siis need lahti erinevad kõrgused häirisid, siis seda saab põhimõtteliselt siin muuta, et siin on 7 kõrgus, siin need on 6,5, et noh, nendel võiks ka 7 olla tegelikult. Kahjuks liigutab nüüd allapoole, et see liigutas ennast allapoole kahjuks paberist välja. Oma ekraanist töötab kõrvalalt see, aga nüüd on uuesti nii nagu tegelikult on üks oled, mis tahtis teha. Sinu küsimus, et kelle nurgad tegelikult kuskil milles mailis olemas? No on muidugi olemas, jah. Miks me ei või siis teha? See võiks keerulisem olla, kui ta on. Absoluutselt. Varsti on lõunapaus ja me oskame ainult kirjanurka. See on suur oskus. Aga miks sa kogu aeg mummid seda kirjanurka? Ma disainin teda, no vaata, disain on selline, kunagi ei saa valmis, kogu aeg on midagi, mis ei meeldi, siis properties tahmas näitab lahtri kõrgust, siis saab lahtri kõrgust muuta, no ma valin lahtri, näitab siin kõrgust. Te mõtlesite rea kõrgust muuta, pead sa selle rea peal olema või selles lahtris sees, et su bussiga, ta ju ei tea, mida viienda sa muutsid, mis numbriks on? Viienda. Lausa 15 millegi pärast. 15, 15. Ja klikk ja row või see on 15. 60 peab ära muuta. Ei, 60 las on. See on see laius. Mul on 180. 180 on ülemine laius, ülemine lahti. Aga see oli ju... Ma olin siin all selles... Ei, no see 180 peaks ise tulema. See... Ridas mahudi 14. No see, mina panin 15, aga võib ka 14 olla. Ma ei tea, mõtlen, et see on see kalapraadimise teema, et eluaeg nii teinud siis. Ei on. Nüüd on nii, nagu ma olen alati teinud, no saba on üleval ja pea on üleval. Esimene rea kõrgus oli sul 18, 180 ja 14. Viimane rida 5 läheb sinna kasti sisse, oli ka 14, jah? Paned? 15 on. Viimane oli 15. 5 läks nii kitsast, et ei ole midagi enam.
teeme siis niimoodi, et ole hea, ütle esimese rea kõrval. esimene oli 14, ja, teine, kolmas, neljas on 7 ja, oot-oot-oot. ja Ja. viis. 5 on 15. nii, ja oota nüüd palun, las kõik teevad oma rea kõrgused korda ja ühendavad lahtrid ära. raamist välja. no siis saab pärast tõsta korralikult tabeli. väga tubli. 15. selle rohelise valiku aknaga või klikkaks sinna peale. nii, et see on kahes ringi. võta joone peale. nii, ja nüüd tuleb see. nii, hea, see oli parem kiire klikk või enne ühte. sa saad muugi ka tuua. jah, selle alt tabeli alt muudat, lased lahti ja teine klikk sinna. no vast. siin ei ole vaja öelda, see tabel eelis ongi. ja et kirjutada siis lükkate sisse ja saate jooned peale. jooned peale. ei, see ei ole ju joon. jah, nüüd panen üle. nii. sama vaata tõsta rulli lähemale. hiire lased lahti, ei hoia mitte vägustada. ja lükkad hästi sisse. annan kolmest. ja näen. juba läheb kõlale. saad väga hea. oi jah. või ma oskan ka. ja nüüd on sul kõik olemas, nüüd seda päevatud tekst, siis see kirjutab, kui tead. ja kindlasti. kogu aeg see ruudukad on. see on just, et see Riigikogu. et sa teed näed. ei ole. aga vaadates kõiki, kõik on tühja pärast, siis seda kõiki. seda kõiki seal oleks. mul on kirja või kasti? kirja. see oleks mõnda. praegu kirja suurus on vaata 4.5. meil oli vist 2 punkti. nüüd automaatselt. kui ma lähen tegija teha. saad seda juurde, kus me peavad väga väärtustist. tuleb tegelikult ja sellepärast, et sa tegid siia oma stiili ka. aga need on üks on Annes midagi tuleb pani. vaata selle